mängu ja 90 minutit, 2 võrdlemisi kogenematut Premium-liiga tasemel sammul korra juba tänavu Premium-liigas väljakul käinud, seda siis võõrsil mängus Kuressaare vastu näeme selle Flora ürituse koha siit ära, tuleb Jeringut löök, aga käib see värava eest läbi, aga seda sisse ei suunata, igades Veering omakorda ise annab natukene halva söödu ja sealt tuleb ka löök Intakalalt, aga Grünwald peab tõrjuma ja mängu esimene. Grünwald otsib võitluses Kuraksinit, aga Bach oli seal. Bach on selgelt ka siuke võimas ja suur mängija, kelle vastu on raske neid võita, igatahes nüüd suurepärane võimalus, aga Grünwald tassib praegu Florat. Tagumist posti suunata, aga siit saab Vainula nüüd Harjut tassida. Kolovov ka rünnakut toetama. Nüüd on hakanud need võimalused ka tekkima. Mõlemal väljaku poolel Kalimullil jalg vaba, ei lähe löögile. Lühikese maale peal kombineeritakse, kas Kalimullil läheb löögile ja lööb ära. Flora arutas ära ja ei näinud neil palju vaja. 71. minutil Maksim Kalimullin viib Flora juhtima. Aega läks, aga lõpuks asja sai ja arutati seal Sappineniga koos ja arutati lõpuks see Harju kaitseline ribadeks, mugiti lahti ja lõpuks Kalimullin lööb Flora 1-0 juhtima. Ja natukene tahaks öelda, et vastu mängukäiku, sest et siin järjest oli Harjul nurgalööke, tekkisid neil, et võib-olla ärevamad hetked, aga Flora arutati Sappineniga see Harju kaitse nii lahti ja näeme uuesti 2 söötu. Seejärel Kalimullin viskab ühe pikali, viskab teise mehe pikali ja lõpuks virutab sinna tagumisse nurka ja Flora 1-0 peal. Ilusti tegutses seal, jäi palutaja lööki ootama ja hakkas selle märgiks juba viskas ennast murule. Kõigepealt Kaevats ei saa seal palli kätte oma Spagega. Kukub palutaja, kukub ka Rudenko. Kalimullil, oi, seal on ohtlik ja Paltsil jääb palju puud, et oma debüütmängus ka värav kirja saada. Ja Harju mehed jäid seal natukene hätta ja tundus, et natuke ebakõla oli ka, et kes seda palli peaks ründama ja lõpuks minema klaarima. Vile või hästi enda kasuks, aga Flora kaotab palli ja nüüd Rudenkol võimalus. Leitakse Sillamaa ja Sillamaa ei löö sellisest olukorrast ära. Suurepärane võimalus viigistada mäng, aga Sillamaa jätab selle kasutamata. Tuli ka Lauri sealt ülevalt poolt seda toetama, aga paistab, et saabki see mäng niimoodi läbi. Nii on. Flora 1-0 võit on tõsiasi. Harju peatreener Lauri Nuuma, täna 0-1 kaotus, ei jäänud palju puudu, aga natuke ikkagi, mis sa ütleksid, mille taha täna see tulemus jäi? Me oma võimalusi realiseerinud, ma ei julge nüüd nagu väita 100% peab mängu vaatama. Tundus, et meil oli mõned nagu võimalused võib-olla rohkem kui vastasel, aga natuke veel rohkem julgust oleks tahtnud näha meie poistelt, nagu, et veel rohkem, et see ära võtta, ma arvan, see oli täna olemas. Floral ka samamoodi tegelikult ju liiga palju häid võimalusi, kuni selle väravani ei tekkinud, et tundsid sa, et tegelikult selle mõttes asjad olid kuni väravani kontrolli all? Ma arvan jah, et nagu suures pildis oli okei. Ma ütlen, me saame kindlasti paremini, nagu, et me otsin veel natuke rohkem, et me oleme veel julgemad nii palliga kui ilma pallit, aga summa summarum on kaotus, et neil oli pingilt tuua ka nagu lisakäiku, mis teatud mõttes nagu muutis vähemalt mingis korraks momentumiks ära nii-öelda, nagu pärast oli, ma arvan, ka meile head survet peal, aga kui palju sind ennast see Raamol Sillamaa lõpuminut võimalus kripeldama jääb, mis tundus päris soodne? See ei saa, mis mind jääb, mina ei olnud see, kes seda lõi ja ma arvan, ei saa ka Ramolile jääda, et see võimalus tulevad lähevad. Eelmine mäng ta tegi supermängu, lõi sellise sisse sealt palju raskemast positsioonist, et nagu see on jalgpalli, see käib sinna juurde. Kui palju see Flora algkoosseisu vaadates seda tunnet oli, et täna võib Florat üllatada küll? Enne mängu ma ei vaadanud algkoosseisu nendel üldse. Sinu enda koosseis selle mõttes natukene vangerdasid võrreldes mänguga Paide vastu, aga kuivõrd palju peatreenerina seda fookust
või mängu ettevalmistust see mõjutab, kui siin üle 2 nädala mäng on Premium liiga mängus? Ma arvan, me treenisime hästi, ma arvan, me tegime hea nädala trenni ja selles suhtes ei mõjuta. Siin alati tuleb võib-olla mingid tervise ja mingid muid asju, aga ma arvan, meil protsess on olnud hea, nagu nüüd oli lihtsalt vaja see väljakule panna. 2 favoriidi või 2 nii-öelda Eesti tipptiimi vastu siin viimased 2 Premium liiga mängu olnud 2 mängust 3 punkti. On see asi, mille sa võtad vastu, oled rahul? Ma ei oska nendest seeriatest midagi arvata, et see on nagu üks mäng korraga, et järgmine on Kuressaare, siis on Levadia, siis on igal pool me tahame punkte saada. Täna me tahtsime olla piisavalt ambitsioonikad, me saame neid punkte ja me teadsime muidugi, Floral on vaja edukalt mängida Euroopat ja lihtsalt meil oli vaja natukene nagu rohkem panna. Tänase mängupilte arvestades on see nii-öelda optimismi sisendab sulle, et järgmises mängus Kuressaare otse konkurendi vastu punkte tuua? Iga mäng on natuke erilugu, nagu, et eks seal tuleb natuke teistsugune nagu lugu, et ma arvan, et suures pildis oleks aidanud kindlasti igasugused punktid siit täna. No ei olnud teil võib-olla liiga palju häid võimalusi kuni väravani, aga lõpuks suutsite selle mängu ikkagi enda kasuks kallutada, et mis sa ütled, mille tulemusel see oli? No ma ei ütle, et meil üldse ei olnud võimalusi, mingid võimalused olid, me lihtsalt ei suutnud neid ära realiseerida, aga ma arvan, et täna oli ainuke tähtis 3 punkti ja see tuli raskelt, aga me teadsime, et see ei tulegi kergelt. Neljapäeval mängisite Inglismaal 120 minutit, sellest tingitult koosseisuga palju muutusi. Kuivõrd lihtne või raskel sul seda algkoosseisu täna nii-öelda paberil oli seada ja väljakul saata? No mõned nagu küsimärgid olid ja aga oli paar päeva mõtlemiseks selles suhtes. Need, kes platsile läksid, andsid endast maksimumi, jah, oli aru saada, et võib-olla see kokkumäng ei klapi nii hästi, kui seda tahaks, aga samas ma arvan, keegi nagu tugevalt nagu välja ei kukkunud pildilt. 2 debütanti oli Martin Kukkonen ja Joosep Palts. Kuidas sa nende esitust konkreetselt kommenteerid? Ma arvan, mõlemad olid piisavalt selles suhtes edukad väljakul ja Kukkonen oli rünnakul omadel momentidel väga terav, aga oli näha, et natuke värskust on vaja sinna tuua. Palts 90 minutit kaitses, kui 0 on taga, siis suurema tõenäosusega suuremaid pretensiooni pole. Ehk siis andsid nad sulle põhjust ka võib-olla järgmistes mängudes neid Premium liigas väljakul usaldada? No selles suhtes nad peavadki nii tegema. See ei tähenda nüüd, et nad on põhimeesteks muutuvad nii kiiresti, aga see kindlasti oli positiivne. No järgmine mängude, tihe mängude graafik läheb teil edasi. Neljapäeval juba järgmine euromäng. Kuivõrd palju sa Andorra meistriga juba oled jõudnud tutvuda või läheb nüüd alles pingsam tutvumine lahti? Ei, no natuke ikka juba midagi vaatasime, analüüsisime ja tegu on hea meeskonnaga, et eelmisel aastal Rumeenia ja Sloveenia meistrid seal Andorrasse võita ei suutnud, et selles suhtes meil ei ole põhjust mõelda, et meil ootab mingi kerge jalutuskäik seal. Kuivõrd palju sa seda mängude puhul enda või Flora kasuks hindad, et esimene mäng toimub võõrsil ja teine kodus erinevalt siis Walesi meistriga mängidest? Ma arvan, otseselt võib-olla vahet ei ole. Et praegu see võõrsil väärava reegli ei ole, et siis ei ole midagi. Saame tunda võib-olla seda vastast just nende kodus, et peame kiiresti kohanema ja kui õnnestub sealt hea tulemusega tulla, siis ma arvan, teist mängu on mõnusam mängida.